Tere õhtust! Järgnev saade kuulub Eesti autospordile. Teeme kokkuvõtte Eesti rallimeistrivõistluste etappidest. Saates on ka palju intervjuusid ning tunneme huvi, kes millise autoga järgmisel hooajal sõidab. Nii et tere tulemast kiiruste maailma. Eesti rallimeistrivõistluste kavas oli 9 etappi. Sõitjatel läks arvesse 5 parema etapi tulemused. Meistrivõistlused algasid jaanuaris Sajajärve ralliga. Esikoha saavutasid Ivar Raidam, Margus Karjane 28 sekundiga jäid alla Riho Parts, Aare Kaaristo. Kolmandana lõpetasid ralli Priit Uus, Kaido Antsve, kaotusvõitjale 1.54. Aprilli lõpp viis võidusõitjad Tallinna. Harjumaa teedel kihutati järjekordne Vanatooma autoralli. 14 kiiruskatsega võidu kihutamisel saavutasid kaksikvõidu soomlased, esimene Jarmo Küdolehto Ardo Kabanen, teine Sagari Veerimaa Hasse Kallström. Veerimaa kaotas Küdolehtole 14 sekundiga. Eesti parim rallipaar oli Ivar Raidam, Margus Karjane, kes lõpetasid Vanatooma autoralli 3. kohaga. Mulluseid võitjaid Riho Partsi, Aare Kaaristot edestas Raidam 52 sekundiga. Kahe nädala pärast oli ralliparemik taas Tallinnas. Algas rahvusvaheline Tallinn-Este autoralli. Stardirivis ootas võistlusjärge 44 ekipaaži, lõpujoone ületas neist vaid 26. Viimastel aastatel on seda rallit valitsenud ülivõimsad soomlased. Erandiks ei olnud ka tänavune ralli, sest meie põhjanaabrid said siin koguni 4 võidu. Seekordse esikoha viisid Soome A-grupi Ford Escort Cosworthil sõitnud Sebastian Lindholm, Fredrik Eklund. 12 kiiruskatsest võitis Lindholm 7. Kyllä tämä oli pitkä ja vaikea kilpailu, erikoiskokit oli vaikeat ja vaativat ja kyllä me jouduttiin loppuun asti ajamaan ihan kilpaa. Teine oli Saku Veerimaa ja kolmas Jarmo Küdolehto. Eestlastel, kes kihutasid N-grupi autodel, jäi üle võidelda 5. koha eest. Sellest duellis väljus taas võitjana Ivar Raidam, Margus Karjane, Riho Partsi ja Aare Kaaristot edestasid nad 25 ja Marek Toome, Aleksander Käud 38 sekundiga. Kas eestlastel on ka võimalus kunagi see ralli võita, mis erinevatel aegadel on kandnud erinevad nimesi? Neste, Sajus, Laada? Kindlasti on, eks me selle nimel tööd teemegi ja võidu sõidame. Ja mille taha asi praegu jääb? Ainult masina taha? Ei, no ma arvan oma kogemuste ka ja võib-olla need aastad on veel vara olnud seda loota. Millal võib tulla see aeg, kus seda rallit hakkavad võitma ka eestlased? Ma kardan, et järgmine aasta seda veel ei juhtu, olug, et me oleme sinna jõudnud juba päris lähedale tänu meie tõesti headele sõitjatele, Raidam, Toome, Parts, kes on saanud ka väga hea tehnika endale alla. Kuid siiski nad on veel N-grupi autod ja ei ole nii hästi ette valmistatud siiski kui tehasautod, mida saavad praegu Soome võidusõitjad. Kuid ma usun, et järgmine aasta me jõuame sinna päris lähedale ja ülejärgmine aasta on see päris reaalne. Neljas Eesti meistrivõistluste etapp peeti Pärnus, toimus White Beachi ehk Valgeranna ralli. Võidu kihutamise võitsid Ivar Raidam ja Margus Karjane, kellele see oli juba teine Eesti meistrivõistluste etapivõit. Vaatamata võidule oli Raidamil katkestamise oht suur. Ei tule maha, jah? Ei tule maha. Suur raamet on. Lugake pealt ära siis. Ratta tõmmasid või? Jaa. Rata saab ümber. Aitab, võt ära. Läks. Läks esimene pool telk puruks ja vahetamisega
Mehaanikud vahetasid küll kiirelt, aga seal oli üsna vähe aega ja nii et me jõudsime päris viimastes sekundites jõudsime kontrollpunkti sisse ja 2 katset oli lõpuni sõita, nii et see kuigi palju nagu väikse riskiga oli, et kas see sai korralikult kiirelt vahetatud ja kvaliteetselt, aga tuli välja, et sai. Teine oli soomlane Mikko Kaljomaa, kes Raidamile kaotas 11 sekundiga. 3. koha saavutasid Margus Murakas, Margus Mesipuu, 4. Riho Parts, Aare Kaaristo, 5. Arvo Ojaperv, Tõnu Kurvet ja 6. Priit Uus, Kaido Antsvee. Eesti meistrivõistluste arvestuses juhtis pärast 4 etappi 37 punktiga Ivar Raidam, Parts kaotas 7 ja Eesti meistrivõistlustel osalenud soomlased Kydo Lehto ja Veerimaa 14 punktiga. Eesti meistrivõistluste 5. etapp toimus Võrumaa teedel. Absoluutvõidu võtsid Riho Parts, Aare Kaaristo. Jättes teiseks Leedu rallipaari Aurelius Simaska, Gediminas Selesuse. Mõlemad rallipaarid sõitsid Nissanil. 3. kihutas end Laada Samaral Marko Märtin ja Jaanus Robi. Rallist võttis osa 16 meeskonda, lõpuni sõitis neist vaid 8. Katkestajate hulgas oli ka meistrivõistluste üldliider Ivar Raidam. Augusti lõpus peetud Hiiumaa võidukihutamisest kujunes veoautode ralli, sest sõiduautosid oli stardis vaid 2. Ajaloolise veoautode ralli Hiiu 94 võitsid Ricardo Oolmets ja Rainis Kallas. Teise koha saavutasid Harri Viirsalu, Enno Tamman ja 3. Sulev Karlsson, Juhan Ansper. 14 startinust lõpetas ralli 6 meeskonda. Septembri algus Põlvas tähendas Eesti meistrivõistluste 7. etappi. Kohal olid kõik vabariigi paremad, puudusid vaid Arvo Ojaperv ja Tõnu Kurvet. Lõuna-Eesti võidukihutamist peavad sportlased ise ralli jaoks ideaali lähedasteks. Kiired trampliinidega teed pakuvad parajat pinget nii vaatajaile kui ka sõitjatele endile. Mul on alati meelde, et Lõuna-Eestis võidu sõites, et teed on siin nii põnevad ja kiired ja see toob endaga kaasa päris suure feelingu. 4. rahvusvahelisest Lõuna-Eesti autorallist kujunes Ivar Raidami soolosõit. Harju Keki rallipaar Raidam Karjaneesed hakkama sellise vägiteoga, et võitsid kõik kavas olnud kiiruskatsed. Konkurentsi vähendas aga oluliselt tema pearivaalide Riho Partsi ja Priit Uusi katkestamised. Teise kohaga lõpetasid ralli Margus Murakas, Margus Mesipuu, kes Raidamile kaotasid 1 minuti ja 33 sekundiga. 3. ületasid finissioone Marek Toome, Aleksander Käo. 2 etappi enne meistrivõistluste lõppu oli Raidam edu nüüd Partsi ees 12 punkti ja Ivar Raidami meistritiitlis ei kahelnud enam keegi. Pärast Lõuna-Eesti rallit oli ka selge, et 2. ja 3. koha eest algab vägev võistlus Muraka ja Partsi vahel. Selleks ajaks lahutas mehi vaid 5 punkti. Oktoobris Black Rallil tõestas Ivar Raidam veel kord, et vähemalt sel aastal tal Eestis vastaseid ei ole. Kõigi kavas olnud kiiruskatsete võit tõi kokkuvõttes esikoha ja ka Eesti absoluutklassi meistritiitli. Ralli lõpetas teisena eelmise aasta võitja Margus Murakas ja tõusis nüüd ka üldkokkuvõttes teiseks ja seda 1 punktiga Riho Parts ette, sest Nissanil kihutanud Parts Kaaristo pidid ka sel rallil katkestama. 3. koha saavutasid Andres Napp, Üllar Anga. Viimane Eesti meistrivõistluste etapp Saaremaal pidi seega selgitama, kes saavutab teise ja kes 3. koha. Duell Murakas-Parts pidi alguse saama 4. novembril.
Saaremaa ralli kandis järjekonna numbrit 27. Aastakümnetega on see võistlus Eesti tehnikaspordiürituste seas võitnud kindla koha, sest pea igal aastal osaleb Saaremaal kogu meie ralli eliit. Erand ei olnud ka tänavune aasta. Saaremaa on selline viimane etapp ja pärast seda tuleb suur pikk puhkus ja siis võidusõitjad võtavad kõik, mis võtta annab siin, nii sõidukoha pealt kui ka puhkuse koha pealt. Ja see on ilus maa ju, kõigile teada, et Saaremaa on väga ilus ja treenides on hea käia ja inimesed on toredad. Taas jätkus Ivar Raidami kiire sõit. Ralli üldesikoht tuli üle 1-minutilise eduga järgnevate ees. Duell Riho Partsi ja Margus Muraka vahel jäi ära, sest Parts katkestas juba esimese päeva esimese kiiruskatse järel. Margus Murakas oli aga sunnitud sõidu pooleli jätma teisel päeval pärast kolmandat katset. Eesti meistrivõistluste arvestuses tähendas see automaatselt Partsile teist kohta, sest arvesse läksid 5 parema etapi tulemused. Ivar Raidamile, Margus Karjasele järgmised Eesti meistrivõistluste viimasel etapil Priit Uus, kelle kaardilugejana oli esmakordselt Toomas Kreek. Kolmanda koha saavutasid Marek Toome ja Aleksander Käo, kes oma Toyota Celica olid vahetanud Mitsubishi Lanceri vastu. Et esimene sõiduproov õnnestus, näitas ka vaid 8-sekundiline allajäämine Priit Uusile. Esimene päev ma tutvusin autoga ja teine kiiruskatse oli selline väga libe ja ma ei üritanudki seal kiiresti sõita. Püüdsin seal lihtsalt läbida. Ja see oli siis see põhjus, miks ma väga kaugele teistest jäin. Ma hakkasin aru saama, kuidas selle autoga sõita tuleb. See oligi mu selle ralli ülesanne, et õppida seda autot tundma. See auto on väga hea ja sellest tuleb järgmine aasta, ma loodan, võitja auto. Mitsubishi Galantil kihutanud Priit ja Toomas Kasak lõpetasid ralli 4. kohaga, 3. koht jäi 7 sekundi kaugusele. Järgnevate vahe oli juba tunduvalt suurem. 5. lõpetanud Arvo Ojaperv, Tõnu Kurvet kaotasid Kasakutele täpselt minutiga. Venemaa ralli kuulsused vennad Nikolai ja Igor Balšihid jäid Raidamist maha juba ligi 5 minutiga. Seega selle aasta Eesti absoluutklassi Eesti meistrid on Ivar Raidam ja Margus Karjane. Teise koha saavutasid Riho Parts ja Aare Kaaristo ja kolmanda Margus Murakas, Margus Mesipuu. A1600 klassis saavutasid esikoha Andres Napp ja Ülle Ranga, teiseks jäid Marko Märtin ja Jaanus Robi ja kolmandaks Ants Sillak, Meelis Daniel. E2000 ehk rahvusliku masinklassis 3 paremat olid Toomas Tõltsepp, Martti Tõltsepp, teine Margus Olle ja Peter Reinmaa ja kolmandad Armin Tiiner, Einar Laipaik. Kuulame nüüd absoluutklassi 3 parem ekipaaži arvamusi lõppenud hooajast. Alustame meisterpaarist Ivar Raidamist, Margus Karjasest. Harju Keki rallitiim võitis sel aastal siis 5 Eesti meistrivõistluste etappi. Eesti Autospordiliit valis ka Harju Keki rallitiimi tänavuse aasta parimaks autospordimeeskonnaks. Raidami mehaanikud olid Toivo Rühka, Aleksander Ristolainen ja Märt Jamnes. Kas jäite ise mõlemad rahule hooajaga või jäi midagi hinge kripeldama ka? Ainuke katkestamine oli meil sellel aastal Võrus, kus me katkestasime esimesel kiiruskatsel kääntel ja purunemise tõttu. See oli muidugi oma viga, tähendab, sai riivatud rattaga kivi ja see sõit jäi pooleli esimesel kiiruskatsel. Ülejäänud sõidud võib rahule jääda. Neste rallil oli esimesel ringil väikseid probleeme, aga see on ikka nii, et kõik ei ole sellised head päevad. Mida arvavad konkurendid Ivar Raidamist? Kas mees on siis teiste jaoks võitmatu? Raidam on lihtsalt oma hea tulemuse saavutanud oma pikaajalise tööga, kogemustega ja ega seal midagi salata, ta on kõigist praegu parem nii tehnika kui kogemuste poolest. Et kõik me püüame sinna poole, et võib-olla see ongi eesmärk, et teda lüüa. Ma julgen öelda kindlalt, et Ivar on meil erandlik, nähe, täielik tipp ja tema suudab tõesti Fordiga vastu panna ka Mitsudele. Mina pean kõiki konkurentideks, ei saa nüüd öelda, et see nüüd nii suur üleolek on, aga see on kuidagi siiamaani niimoodi välja tulnud. Hõbemedali võitnud Riho Partsi tagasivaade lõppenud hooajale. Kohati jäin startidega rahul, aga muidugi see, et katkestamisi palju oli, see ei kõlba kohe kuskile. Peab ilmselt rohkem tööd tegema ja hoolsam olema nende osade välja vahetamisega, mis purunevad. Ja pronksmedali võitnud Margus Muraka arvamus lõppenud ralli aastast. Vana Toomas oli vahva võidusõit ja Black Rally oli omamoodi vahva võidusõit. Ja eks iga võidusõit ole omamoodi elamus, kogemus.
A1600 klassi Eesti meistri Andres Napi kommentaar. Rallipaar Napp Anga said ka Eesti Autospordiliidu poolt välja pandud Karl Siitani rentkarika parima välistulemuse eest. Maailmameistrivõistluste etapil Rootsi rallil saavutasid nad oma klassis 5. koha. Kas pead seda oma karjääri parimaks aastaks? Ei pea, ma arvan, et parimad aastad hakkavad tulema. Ma arvan, et nüüd on piisavalt kogemusi, et neid juba teostama hakata tõsisemalt. Millist tulemust te peaksite sel aastal parimaks? Kas Eesti meistritiitlit või Rootsi rallil oma klassis saavutatud 5. kohta maailmameistrivõistluste etapil? No Eesti meistritiitel tuli nagu pikema tööga ja nagu tööd selle nimel oli nagu rohkem teha, aga Rootsis oli jälle suurem ja teravam konkurents ja väga palju sõitjad, nii et üldiselt nad on suhteliselt võrdsed ja neid pärast niimoodi eraldada ei saagi. Mõlemad on tugevad tulemused. Kes millise autoga sõidab järgmisel hooajal? Saaremaa rallil andis juba esimese vastuse Marek Toome. Mitsubishi eeliseid Toyota ees seletab mees järgmiselt. Suur vahe on see, et ta on kerge. Siis tal on väga ülekanne, nagu võidusõiduks loodud. Käiguvahed on väga väikesed. Siis on tal kerge lool, mida Toyotal kahjuks ei olnud. Esisilla blokeering on ka sees, nii et esirattad veavad ka võrdselt. Ka Riho Parts ja Aare Kaaristo on otsustanud Nissani vahetada Mitsubishi vastu. Järgmisel aastal me jätkame Mitsubishil, Lanceril, sellel samal autol, millega Jarmo Küdolehto sõitis siin Tallinna-Eesti rallil. See Lancer on nagu kaasaegsem ralli variant. Nii et seal on rida plussisid, ütleme, selle Nissani ees. Nii et ilmselt temaga peab saama kiiremini sõita. Ka A1600 klassi parim Andres Napp jääb autovahetuse plaane. Keegi ei tea veel, mis auto see saab olema. See aasta lõpp veel otsustab. Aasta meie jaoks ei ole veel läbi saanud. Mida konkurentid autovahetuse plaanidest arvab Margus Karjane? See on ainult minu meelest tore, et kes leiab, nagu öeldakse, endale sponsorid, et osta korralik auto ja kes on automarki vahetanud. Ma usun, et see tõstab ainult konkurentsi ja tõstab ka Eesti taset. Kas Eesti meestel on võimalus kunagi A-grupi autol ümber istuda? Ma usun, et kindlasti sellepärast, et 3 aastat tagasi oleks keegi uskunud, et nüüd on juba 10 päris korralikku N-rühma autot Eestis. Kindlasti see võimalus mõne aasta pärast tuleb. Kas on ka reaalne, et mõni Eesti mees pääseb kunagi ka kuskile tehase meeskonda? Ma usun küll ja ma loodan, et see toimub veel sel ajal, kui mina Autospordiliitu juhin. Ja ma ei hakka nimes ütlema, kuid ma usun, meie meeste esimesed 3, 4, 5 meest on täitsa reaalsel tasemel sinna jõudma. Väga palju sõltub muidugi rahast ja sponsorlusest. Ilma rahata ei suuda ka meie tippsõitjad ennast väljamaal näidata. Kuid kui on tugev toetus taga, selle nimel on tehtud tööd ja loota on, et see tuleb, siis on ka kindlasti lootus minna edasi teadsõitjaks. Millise prognoosi võib teha järgmise hooaja kohta? Ma arvan, esimene asi on see, et kogu rallispordi esimese otsa tulemused muutuvad väga lähedaseks üksteisele, ei ole enam minutisi vahesi. Sest mehed on võrdsed, tehnika on jõudnud võrdsuse tasemele. Sama kehtib ka see 08 kohta samamoodi, kes sõidavad ka 08 klassides praegu on väga võrdsed mehed ja väga võrdsed masinad. Ja teine asi veel kindlasti, et me vähendame Eesti meistrivõistluste etappe. Me ei saa teha enam 8-9 etappi, me hoiame oma mehi siin kinni. Aga nende rahades saab ka võtta juba osa MM-etappidest, nii et ma arvan, see on üks suurem muutus on just nimelt see, et Eesti meistrivõistluste etappe on vähem ja väljamaal näidata Eesti mehed suudavad ennast rohkem. Millisel rallil teeb esimese stardi Ivar Raidam? Vana Toomas. Võrusse ei lähe? Ei.
Miks? Valmistume järgmiseks hooajaks. See ei ole Eesti etapp ja praegu ei ole veel kindalgi, kas Vana-Toome ralli on Eesti etapp, aga sinna ilmselt tulevad siiski kõik sõitma, isegi kui ta ei tule Eesti meistrivõistluste esimeseks etapiks. Juba selle Nesteralli trenni pärast tulevad kõik sinna sõitma. Ja sellega meie hooaeg algab juhul, kui me ei lähe ennem kuhugi välismaale sõitma. Viimase teemana pakume pilti Hispaaniast, Kanaari saartelt. Seal toimus traditsioonikohane autoralli maailmameistrite omavaheline jõuproov ja sellest võistlusest väljus võitjana lõppeva aasta rallikuningas esimene prantslasest ralli maailmameister Didier Oriol. Ka omal ajal oli Eestis tähtede sõit, mis pakkus publikule suurt huvi, kas traditsiooni tasub jätkata. See oleks juba nii sõitjate kui sponsorite kui selle korralduse ja selle melu keskuseks, kus tuleb rahvas kokku, ta näeb sellel samal lumerajal või ringrajal või hipodroomil, kus seda vanasti korraldati, näeb selle pildi kõik ülevaate ära, nii et see oleks väga kihvt selline show. Tähtede sõit, kus oleks kõik paremad ja kiiremad sõitjad kohal. Selleks aastaks lõpetame, soovime teile rahulikke jõule. Kohtumiseni 1995. aasta autospordi hooajal.